Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Tere taas, on teisipäev, kell on 7 minutit 1 läbi ning loomulikult on sel ajal eetris Krimiraadio. Stuudios nagu ikka on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, meiega on ka ekspert Andres Anvelt, endine tipppolitseinik, poliitik ja kirjamees, kes tänasel päeval jagab oma teadmisi eraäris. Nagu üldjuhul kombeks on ka tänases saates 2 teemat. Saate teises pooles võtame fookusesse vargad. Seekord siis tuleb juttu naistest, kelle tööks ja võib-olla ka elukutseks on poodidest varastamine. Eraldi tähelepanu saab ka üks erakordselt agressiivne naisvaras. Tähelepanekuid ja taustainfot jagab Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia. Aga kõigepealt räägime kriminaalhooldusest, ehk siis sellest, kuidas on Eestis asjad korraldatud, et ka korduvalt vanglas istunud inimesel oleks võimalik valida mõistliku inimese elu lõpuks. Ja kas pääsemisvõimalus on ka lapseohtu noorukil, kel hingel näiteks ränk veretöö. Mida me riigina teeme selles vallas hästi, mida kehvasti ning kuidas edasi? Tuleb tunnistada, et esialgu oli Krimiraadio plaanis rääkida neil teemadel vanglateenistuse kriminaalhoolduse juhi Jako Sallaga, kes on viimaseid päevi ses ametis, kuid tema ei saanud perekondlikel põhjustel tulla. Seega on neile küsimustele vastamas vanglateenistuse kriminaalhoolduse arendusosakonna juht Kai Kunimägi ning kriminaalhoolduse metoodik Ülle Luts. Daamid, tere tulemast Krimiraadiosse ja suur tänu, et nii kiiresti reageerisite ja leidsite aega tulla meile stuudiosse rääkima. Tere! Daamid, iga kord, kui Eestit vapustab uudis mõnest õudsest veretööst, kus osaliseks on näiteks noored, kel on juba olnud politseiga probleeme, siis küsitakse ikka, et kas meie kriminaalhooldus ikkagi toimib piisavalt. Mida te neile vastuseks ütleksite? No vastuseks saab öelda seda, et kriminaalhooldus toimib väga hästi, et sellel hetkel, kui need noored meie vaatevälja satuvad, on juhtunud juba väga-väga palju neid asju, mis enam ei olegi võib-olla igas ajahetkes parandatavad. Seega kriminaalhoolduse vaatest, et kui nad meie juurde jõuavad, et kui me jätame välja need juhtumid, millele just sai vihjatud, et siis kriminaalhoolduses on päris palju noori, keda me suudame aidata, toetada ja ma arvan, et kriminaalhooldus on väga hea noorte toetaja, kui nad meie juurde on jõudnud, aga nagu ma ütlesin ka, seal on ennem veel mitu võimalust, et nad meie juurde ei satuks. Andres? Jaa, aga kindlasti peab siin nagu ära tooma selle aspekti ka ajalooliselt, et ega kriminaalhooldus iseenesest ei eksisteeri nagu vaakumis. Ehk kriminaalhoolduse ümber peavad täpselt samuti süsteemselt eksisteerima igasugused muud tugiteenused. Kindlasti väga tähtsat rolli mängib see, kuidas inimene suudab ennast ikkagi ühiskonda taas ühiskonnastada, kuidas ta saab näiteks kohaliku omavalitsuses endale näiteks kas või elukoha, sotsiaalkorteri või midagi sellist. Ja see on tihtipeale väga suur probleem. Mäletan isegi veel oma justiitsministri aegadest, kui selle probleemiga sai palju tegeletud. Üks asi on see, et meil siiamaani on olemas, eks ju, selliseid tugevaid omavalitsusi, eks ju, kellel on oma süsteem olemas, aga on olemas isegi peale haldusreformi on jäänud ka sellised, kes ei suuda seda muud tagalat sinna juurde luua ja siis me tegelikult oleme mingil määral natukene ikka lõhkisema küna eest, ei ole nii hästi elluviidav kui ühtepidi, eks ju, selline vanglast tulenev, eks ju, kriminaalhooldussüsteem proovib seda inimest aidata, aga väljaspool vaadatakse seda ikkagi natukene kui sellist eluheidikut, ei ole seda tööd lihtne leida, kõike muud. Ja muidugi üks oluline asi, kus tegelikult kriminaalhooldusel on muidugi oma roll mängida, on see, et see inimene ei satuks ikkagi jälle mõju alla siis ütlema selle ümbritsevat keskkonnalt, need kellega ta näiteks kuriteo sooritanud.
ja need, kes teda võib-olla tahaksid tagasi tõmmata sinna. Selles mõttes ta muidugi areng on väga suur, kogu vanglasüsteemi põhimõte on olnud kriminaalsete, nagu öeldakse, ahelate kontaktide lõhkumine, mis vanasti 90-ndatel tsoonisüsteemis polnud võimalik ja siia juurde, eks ju, siis see kriminaalhooldus veel, aga kindlasti ma ütlen veel kord, vajab see süsteemset lähenemist natuke laiemalt ka kriminaalhooldus. Ma siiski, kui tohib, hoian fookus noortel. Siin on viimastel aegadel olnud päris mitu juhtumit, kus raskete kuritegude toimepanejateks on nii-öelda lapseohtu noored ja eriti just nimelt Valga juhtumi puhul. Seal nagu räägiti nii-öelda inimeste või ümberkaudsete inimeste ja naabrite tasemel kui ka politseinike tasemel, et see kuritegu tegelikult hüüdis tulles, need olid probleemsed tegelased, neil oleks pidanud olema silm peal, seda enam, et neil oli seal ka minevik, nii-öelda politsei minevik. Kas seal süsteem nagu mõnevõrra ikkagi tunnistab viga, et võib-olla vahetevahel juhtub nii, et jäävad kahe silma vahele või kukuvad laualt maha need probleemsed tegelased ja nendega tegelemise kavad ja seetõttu juhtub asju ikka või kuidas sellega on? Jaa, ma olen siin nagu nõus sellega, mis eelnevalt öeldud on ja see süsteem ongi suurem ja laiem ja ainult kriminaalhooldus ei suuda seda üksinda teha. Ja siin on kogukonnal ja kohalikul omavalitsusel ka hästi suur roll. Aga me kriminaalhoolduses praegu puutume kokku päris palju selle faktiga, et vaimse tervise probleemidega noori on väga raske aidata. Et seesama, mida siin juba eelpool ka öeldi, et see väline süsteem ei toeta. Aga ma olen nõus sellega, et ennem saab teha väga palju ära ja see mõttelaad, et ma pühin selle purukese enda laua pealt maha, saaks ta minema, pange klatiteenusele noor, pange teise kooli, minge teise omavalitsusse. Sellega ikkagi me kohtume aeg-ajalt ja see on nagu kurb tõdeda, et seda hädas olijat justkui keegi ega mitte miski enam ei taha aidata. Ma jäin mõtlema, et kui ikkagi jõuab kriminaalhooldusele üks noor tapja, nagu siin on näiteid olnud, siis mis temaga tehakse seal kriminaalhooldusel? Mis metoodikaid seal kasutatakse, ma ei tea, kasutatakse ümber? Nagu öeldakse, veretöö on juba hingel, jah? Jaa, selle kriminaalhooldaja niisugust igapäevatööd lahti mõtestades võib alustada sellest, et kui ütleme siis noor tuleb kriminaalhooldaja vastuvõtule, siis kriminaalhooldaja kõige esimene niisugune vajalik tegevus on see, et ta peab hakkama suhet looma. Sellist suhet, mis on avatud, mis kutsub koostööle ja mis annab võimaluse sellele noorel inimesel rääkida oma lugusid. Ja sealt edasi kriminaalhooldaja koos siis selle sama noorega peab hakkama nagu läbi rääkima, arutama, et mida selle noorega siis nüüd kriminaalhoolduse jooksul teha, missuguseid tegevusi, missugust abi, missugust tuge ta tegelikult vajab selleks, et saada siin ühiskonnas vabaduses elada ja ka areneda. Ja kriminaalhooldajad saavad ise neid vestlusi läbi viia, et pakkuda siis seda tuge. Meil on oma teaduspõhised metoodikad tegelikult kasutusel, meil on olemas ka noortele mõeldud sotsiaalprogrammid, neid saab teha nii individuaalselt, aga meil on ka gruppides töötamiseks programm täitsa olemas. Meie ametnikud on saanud ka väljaõpet perega töötamiseks ja me järjest täiustame tegelikult oma metoodikaid, sest igale ühele ei sobi võib-olla üks ja sama meetod, meil on vaja otsustada, kellele mis. Ja muidugi see oluline pool, et kaasata kõiki neid lähedased kõigepealt, eks ole, aga siis ka kool, tema elukoha omavalitsusest, lastekaitsespetsialistid ja kõik muud need toetavad teenused, siis kriminaalhooldus ei ole jäänud ootele. Kriminaalhooldus on loonud oma mudeli, kuidas siis need vajalikud võrgustiku liikmed, need koostööpartnerid just selle noore probleemidega tegelemiseks kokku kutsuda ja kuidas siis neid vajalikke tegevusi ka plaanida.
Andres? Ja ma pigem isegi äkki kasutan natukene täna laiemat õigust, et ma isegi küsiks juurde, mäletades oma 90. aastate võib-olla selle sajandi algust, siis üheks suuremaks probleemiks ja ma arvan ka tänapäeval meediast ongi lähedaste, eriti perekonnaliikmete kaasamine. Sest tihtipeale esiteks üks selline fenomen on see, et nagu me näeme, loeme ka meediast, eks ju, paljud lapsevanemad ei tahagi nagu tunnistada seda, et nende lapsed kas on juba sooritanud kuriteo raske, eks ju, või siis vähendada tema süüd, millega nad loovad nagu sellist võltspuhvrit oma lapsele tegelikult. Või teine võimalus on ikkagi see, et lähedased lihtsalt ei lähe koostööle, kuna tegemist on lõhkist peredega, eks ju, kus ei huvitagi see laps, et mul tõesti isegi huvitav oleks teada, kuidas me tänasel päeval oleme jõudnud sellesse, et neid kuidagigi sunnistada, vähemalt võtta osa sellest tegevusest või me oleme käed rüppes, et ma küsiksin eksperdil ise küsimuse. Daamid noogutavad selle jutu peale kõik, et ma saan aru, et perekondadega ongi raske. Perekondadega on raske võib-olla, aga siin ongi nagu see mõtestamine, et kas see perekond on toetav või see perekond on kahjustav. Kui see perekond on kahjustav, siis me ei saa teda kaasata nii või teisiti. Aga kui me leiame selle võimaluse, et pere toetades, see pere hakkab ka toetama seda last kogu tema probleemide puntras, siis selleks meil ikkagi väike võimalus on loodud ja me järjest rohkem arendame siis ka kriminaalhooldajatele neid neid võimalusi. Meil on väljatöötamisel peretöö mudel koos taastava õiguse lähenemisega, et võimestada siis seda peret, kui seal on see toetus olemas, et läbi selle toetuse siis me saame seda protsessi juhtida. Küll aga jah, tõesti, me ei saa seda noort aidata, kui seal ei ole peret taga. Ma küsingi juurde selles, ütlesite väga õige asja, kas on toetav või kahjustav, aga kui on kahjustav, te reaalselt näete, et on kahjustav, et tegelikult peaks seda sidemed lausa, ma ütlen karmilt, siis võib-olla vähendama, katkestama, aga siis see noor jääb ju oma sellisest, isegi kui on kahjustav sotsiaalsest ringist natukene välja, kuidas te asendate seda? Siis me õpetamegi talle sotsiaalseid oskuseid, nii palju kui see võimalik on, et ta tuleks toime, et tõenäoliselt ei ole ta ei esimene ega viimane noor inimene, kes sellises olukorras üles peab kasvama ja on võimalik ikkagi ka teda toetades temast kasvatada ühiskonnale kuulekas ja õigust järgiv noor. Et see kuidas küsimus on, läheb meil väga pikaks, kui me hakkame seda rääkima, aga see on ikkagi protsess, nii nagu siit minu kolleeg ka ütles, et need sotsiaalprogrammid, mida me siis noortele pakume ja see kriminaalhooldaja sageli ongi esimene toetav ja mõistev isik selle noore inimese elus ja see võib olla elu muutev ja seda me oleme ka kogenud, et see sageli ongi üks elu muutev protsess noore jaoks. Enne kui jätkame sel teemal, me teeme väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti meie hea ekspert Andres Anvelt. Räägime kriminaalhooldusest ja kriminaalhooldusest räägime me Vanglateenistuse kriminaalhoolduse arendusosakonna juhi Kai Kunimägi ja kriminaalhoolduse metoodiku Ülle Lutsuga. Ma tulen siit nii-öelda noorukite maailmast nüüd üle täiskasvanute maailma. Möödunud sügisel juhtus Tartus erakordselt kurb ja traagiline sündmuste ahel, kus siis üks varemgi politseile ja õiguskaitseorganitele silma paistnud 39-aastane mees kõigepealt siis bussitas oma endist elukaaslast ja seejärel läks autoga sõitu ja üsna varsti korraldas avarii, millest ta ise surma sai ja veel üks täiesti süütu inimene ehk vastuliikleja. Ja selle juhtumi taustal päris palju küsiti, et kuidas üldse selline tüüp sai sedasi toimetada. Tema oli ilmselgelt selline kriminaalhooldusalune, kelle liikumistel ja tegemistel oleks pidanud silm peal olema ja igasugused signaalid vägivallategudest oleksid pidanud saama palju konkreetsema sellise järje või et sellele oleks pidanud konkreetsemalt reageerima. Ometi seda nagu ei juhtunud. Et kuidas teil kriminaalhoolduses seda juhtumit
analüüsiti, mis selle kohta arvati, mis juhtum see selline oli, et kuidas see sai nii minna üldse? Et kriminaalhooldusel sai see inimene olla küll väga lühikest aega, et ma ei nõustu siin sellega, et me oleksime saanud selle napi 3 nädalaga midagi väga olulist tema heaks või ühiskonna heaks selles vaates ära teha, aga need protsessid olid ikkagi alguse saanud ja kõige suurem probleem võib-olla seda juhtumit vaadates on see, millest siin ka alguses juttu oli, ehk see vaimse tervise toetamine ja vaimse tervise abi saamine, kättesaadavus, et ka selle juhtumi juures tegelikult ju oli see üks põhifaktor, et ta väga vajas seda vaimse tervise abi ja ta ka seda mingil määral sai, aga see ei olnud piisav. Ma ei tea, kui palju tuleb ikkagi aeg-ajalt tunnistada, et tegemist on lootusetu juhtumiga, tuleb seda ette? Mina ei arva, et mõni juhtum oleks lootusetu, et mulle meeldib mõttelaad, et kuniks elu on alati võimalus ja kriminaalhooldus annab alati selle võimaluse. Et kui me räägime ka meie eluaegsetest, kes vabanevad, et ka see on ju võimalus ja hea näide Euroopa mõistes, et ka siis, kui sa oled midagi sellist toime pannud, mille eest sa oled saanud kunagi eluaegse vangistuse ja sa saad ühel hetkel võimaluse tagasi naasta ühiskonda, oma tegu nagu heastama või ühiskonnale midagi tagasi andma, siis see on nagu ehe näide sellest, et alati on võimalus, kui on tahe, et võib-olla selle taha jääbki, et kas ma tunnistan oma viga, kas ma ütlen, et ma olen eksinud, kas ma mõistan oma eksimust, aga ma arvan, et igal inimesel peab olema võimalus. Öelge, kui inimene pääseb vanglas teatud katseajaga tingimistega katseajaga, siis kas võib kinnitada, et riik hoiab tal tõesti silma peal, et iga ikkagi üleastumine saab fikseeritud ja mingisugune raskem üleastumine tähendab seda, et ta läheb ikka vanglasse tõesti tagasi, et see ei ole nii, et nad lihtsalt pääsevad ja nii ongi, vaid et siin hoiab riik peal ja see on süsteemselt toimiv kõik. Ja ma saan seda kinnitada, jah. Vähemalt kriminaalhoolduses on see küll nii, et riik iseenesest võib-olla seda ei tee, aga kriminaalhooldus teeb seda küll. Ja miks ma seda küsin, et aeg-ajalt jõuab meiegi ju toimetusele selliseid signaale, et siin ikka mõni mees jõuab päris palju kokku käkerdada ennem, kui ta jälle vahi alla võetakse ja ennem, kui teda hakatakse menetlema, et ta jõuab seal ülbitseda, mis on võib-olla et mitte liiga suur kuritegu kuskil, tüli norida, ja mingil hetkel see tüli norimine muutub tüliks ja teinekord ka väga raskeks kehavigastuste tekitamiseks ja siis võib-olla, aga sellele eelneb juba selline, ütleme, vastav käitumine, et kõik on minemas sinna suunda, et mis hetkel ikkagi saab siin riik sekkuda, et mitte pärast lahendada juba toimunud kuritegu. Võib-olla siit ühe asja nopiksin välja on see, te ise ka ütlesite, menetlus juba käib, et ka noorte puhul on see probleem, et kui see menetlus on siis algatatud, on siis politsei või prokuratuuri poolt ja kuni see jõuab sinna menetluse lõppu, siis sinna jääb tükk tühja maad, kui selle noore inimesega, kes on juba midagi korda saatnud, ei toimu mitte midagi. Et võib-olla see on see koht, mida me nii-öelda riigina võiksime sisse rohkem vaadata, et mis võimalused meil on siis toetada, et see ei oleks nii, et ühe väärteo või selle kuriteo menetlemine käib ja menetluse käigus me nagu ei tegele selle noore inimese või ükskõik siis millise inimesega. Et seal on võib-olla üks mõttekoht, mida tasuks mõelda, et siis võibki juhtuda see, et ta nii-öelda selle menetluse ajal sooritab veel mingi teo ja need teod lähevad järjest võib-olla raskemaks ja jõhkramaks. Sageli ju nii on, et nad lähevad raskemaks ja jõhkramaks, sest ta kuidagi alateadlikult tajub, et kui läks, siis läheb kõigepealt pulgad ja siis juba trumm ja sageli see kõik lõpeb ikkagi vägagi raske kuriteoga paratamatult, enne kui riik siin jaole saab. Jaa, et mul ei ole siin vastust, sest ma lihtsalt selgitasin seda protsessi, mis minu jaoks on see koht, kus me võiksime riigina sisse vaadata, aga praegu see vastust ei ole. Andres, sul oli siin lisada väike repliik. Jaa, tähendab kindlasti ütleme, kaudselt on vastused olemas, et on vaja sisulist, ütleme siis, nagu öeldakse,
poliitilist tahet, et see ellu viia, see, mis me siin räägime, eks ju, esiteks tõesti, ega siis tingimisi ei pöörata automaatselt, eks ju, tagasi, tingimisi pööratakse tagasi peale järjekordse menetluse lõppu ja retsidiivsus on meil ikkagi, on olemas ja see on ikkagi kuskil sinna poole juurde või isegi rohkem, nii et ma tahan öelda seda, et ma muidugi kahjuks ei saa olla, olles olnud kriminaalpolitseinik aastaid ja kõike muud, nii positiivne, et see kõik kindlasti igal inimesel on lootust, võib-olla kuskil on, aga me peame arvestama seda, et üks suur probleem on see, et kui inimesel on ikkagi psühholoogilised häired, see on üks asi, mille alla käib ka tegelikult kuritegelik käitumine, sotsiaalne häire, eks ju, siis tihtipeale see lootus, et ta korda saab, eriti veel kõrges vanuses, noorte puhul on see kõrgem, on üüratult väikene ja siin ma ei peaks vajalikuks võib-olla nii lihtsalt ja kergekäelist kriminaalpoliitikat, mida me ütleme siis 10-12 aastat tagasi viljelema hakkasime, kus me tõesti tundus, et kuritegevus enne mitte kunagi tõusma ei hakka. No, te rääkisite, et saate kinnitada, et inimesi kontrollitakse, need, kes vabanevad vanglast tingimusi. Hästi praktiliselt rääkides, siis mismoodi see jälgimine, kontrollimine ikkagi välja näeb, mida see inimene ise peab tegema, peab ta ise kohale tulema, käib kriminaalhooldajad, ma ei tea, kodus ukse taga, akna taga? Jaa, kõige tõhusam jälgimine on nende inimeste üle, kellel on näiteks elektroonilise valve seade pandud. Et tema liikumised on kõik kontrollitud selle ajakavaga, me lubame teda liikuma ainult tema jaoks vajalikesse kohtadesse ja eeskujuliku käitumise eest on võimalik, et ta saab liikuma ka näiteks sellistele perega koos sündmustele, eks ole. Aga mis kindlasti kõikidel kriminaalhooldusalustel on kontrollnõuded, ja selle hulka kuulub ka see, et ta peab elama väga konkreetses elukohas, see elukoht peab alati olema kriminaalhooldajale teada ja me käime seal ka koduvisiitidel. Sõltuvalt siis sellest, kui raskeid kuritegusid inimene toime on pannud, me siis teeme kas harvemaid või tihedamaid aga kodukülastusi, siis kindlasti käib ta täiesti kindla regulaarsusega kriminaalhooldaja juures vastuvõttudel ja vot seal toimuvad nüüd need põhjalikumad vestlused, millega me suunamegi inimest mõtlema oma elukäigu üle, oma tegude üle, tagajärgede üle ja otsime koos temaga siis neid uusi viise elamiseks ja käitumiseks, nii et ta võiks meie keskel tõesti rahulikult olla. Et need on niisugused hästi põhilised, aga igal inimesel on omad kohustused ka veel. Kellel on keelatud alkoholi tarbida, kellel on keelatud narkootikumi tarbida, neid omada, siis seal on veel kahjude heastamise kohustus näiteks, mõni peab minema ravile, kui ta on nõusoleku andnud selleks, ehk siis kriminaalhooldajad jälgivad kõiki neid kontrollnõudeid, kõiki neid kohustusi ja kui seal ilmnevad väga selged rikkumised, siis kriminaalhooldajatel on olemas seaduse järgi väga konkreetsed meetmed, mida nad siis kasutusele võtavad. Kui lõpetuseks küsida kõike seda nüüd kuulnuna, kas on midagi, mida te, mingisugune seadusepügal, mingisugune korraldus, mingisugune asjade korraldamine, et oleks parem, et kas teil on, tunnete millestki puudus ametnikena selle alaga sees iga päev olles, et on vaja veel mingisugust seaduse muudatust või korraldust, et asjad liiguksid paremini, et töö oleks parem ja tulemused paremad? No mina niisuguse suure praktikuna ka, sest ka minul on omad hooldusalused. Võin öelda seda, et kriminaalhooldustöö sisu on hästi niimoodi nii-öelda standardiseeritud, eks ole. Et me tegelikult on sellised tööohjad ja meetodid täiesti olemas. Seal on võib-olla isegi hästi tihedalt see kriminaalhooldaja töö nagu sisustatud. Teinekord võib-olla on aega rohkem nagu süvenemiseks, eks ju, ametnikud ootaksid, aga see ei tähenda seda, et me nagu ei ootaks midagi, me ootame oma partneritelt seda meiega koostöö soovi, me ootame võib-olla info kiiremat liikumist, et meie saaksime ennetada mingeid võimalikke suuremaid probleeme ja kindlasti ootame me tegelikult ka ühiskonnalt
teatud sellist avatust nende suhtes, kes on elus eksinud, mitte kõigil ei ole hästi läinud. Seal on sügavad põhjused, et just nimelt seda avatust, et loota, et muutumine on võimalik, avada teinekord uksi, tulla natukene vastu, vaadata, uurida, anda võimalust. Kriminaalhoolduse metoodik Ülle Luts, vanglateenistuse kriminaalhoolduse arendusosakonna juht Kai Kunimägi, veel kord suur tänu, et te kiirelt reageerisite ja leidsite meile aega täna saatesse tulla. Meie läheme siit aga väikesele pausile, pärast seda on meil uus teema ja uus külaline. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning ka ekspert Andres Anvelt pole kuhugi kadunud. Nagu lubatud, siis vahetame teemat ja meil on uus külaline. Nimelt on Krimiraadio kõrvu jõudnud kuuldused, et naisprofivaraste hulk on järsult kasvanud. Turvaettevõtted on nimelt pannud tähele, et kauaoodatud selline sooline võrdsus on hakanud saabuma võib-olla hoopis Eesti kauplusi ründavate sarivaraste õuele. Kuidas tegelikult ja mis läheb praegusel ajal enim kaubaks, sellest on meile täna seekord Kuku Tartu stuudiost rääkimas Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia. Juhan, tere tulemast Krimiraadiosse, seekord siis heade mõtete linnast Tartust. Tervist, et varguste osas saab heade mõtete linnast rääkida ainult siis sellises väga sarkastilises vaates. No just headest mõtetest rääkides, alustame siis ikkagi kohe sellise praktilise näitega ja kuna sa Tartus oled, ei saa me üle ega ümber ühest konkreetsest juhtumist, mis pani vist pead vangutama nii mõnegi kogenud turvateenistuja. Ma saan aru, et nii vägivaldset intsidenti pole ka vist ammu nähtud. Nimelt siis astus poodi üks, ma saan aru, Eesti daam ja siis hakkas järsku juhtuma. No millest see kõik alguse sai, Juhan? Jah, kas daamiks just saab sellist isikut nimetada, aga naisterahvas siis 30-ndates tuli poodi ja hakkas lihtsalt üsna erinevaid suvalisi kaupu endale kotti toppima. Mida eeskätt, kui võib täpsustada? Täiesti seinast seina sellised olmekaubad, mida kõike kodus vaja läheb, erinevad toidukaubad, ilutooted, puhastusvahendid ja nii edasi. Ehk siis tundus, et tal selle asemel, et siis teha selline kodune ostukorv, et siis otsustas teha sellise varguse korvi endale. No, mismoodi te tuvastasite, et tegemist vargaga on? Mis ta ära andis? Ma saan aru, et ta ikkagi vist teile päris võõras inimene ka ei olnud. Ta ei ole jah, täiesti võõras inimene, et on kokkupuuteid olnud ja isikut on ka siis vägivallakuritegudest varem karistatud, aga tegelikult antud juhul teda märkaski hoopiski kaupluse klient, kes siis andis teenindajatele teada, et keegi isik topib närviliselt asju endale kotti. Et eks poes pole ju keelatud asju kotti panna, aga reeglina ikkagi kasutab inimene siis iseteeninduspulti või äppi ja lisaks siis selline väga kiire ja närviline olek, mis siis sellele kliendile silma hakkas ja siinkohal loomulikult tunnustame ja kiidame seda isikut, kes siis märkas ja andis ka teada. Kui tavaline see on, et kaaskliendid siis annavad turvatöötajale üle potentsiaalse varga või? Seda on isegi vähem, et keegi nagu saali peal märkab, et ju enamus inimesi on ikkagi nagu omas mullis ja tegelevad oma ostlemisega, aga juhtub ka seda. Kõige rohkem või ütleme sagedamini on seda, kus siis turvatöötaja tõepoolest läheb isikut kinni pidama, isik osutab vastupanu ja siis juba ka kaaskliendid, kaaskodanikud tulevad appi seda isikut füüsiliselt ohjeldama. Selle varga puhul teda veel seal poes kätte ei saadud, tegelikult see asi hakkas eskaleeruma hoopis pärast seda, kui ühel hetkel paluti tal koti sisu näidata. No mis siis juhtus, kui kiiresti seal vägivaldseks läks ja mis seal poes siis toimus täpselt?
Klient andis siis teenindajale teada, teenindaja läks seda isikut kontrollima, tõkestama seda vargust ja selle peale siis sellel naisterahval, ütleme siis, sõitis katus täiesti ära ja ta hakkas täiesti kontrollimatult laamendama, lõhkus seal monitore, vehkis oma kotiga, ründas teenindajaid ja isegi täiesti juhuslikke inimesi ja üks isegi selline alaealine noormees sai seal pihta ja tema muidugi ei jäänud selle koha pealt võlgu ka, et siis asus ka enda kaitseks välja. Ja edasi siis isik põgenes kauplusest. Ja sellega see saaga tõesti polnud lõppenud. Ma saan Mamsel purjetas uksest välja, istus autosse ja sõitis minema. Lõpuks see patrull sai ta kätte, kust kohast ta kätte saadi ja sealgi veel juhtus. Jah, et tõesti keegi tema tuttav, selle naisterahva tuttav, siis korjas teda autoga peale ja sõidutas ta siis Annelinna garaažide vahele ja lõpuks siis meie patrull leidiski ta tegelikult täiesti suvalisest garaažist ja seal isegi need garaaži omanikud olid ka läheduses olemas, juhatasid siis seda turvatöötajat ja see naisvaras siis oli peitnud ennast nende garaaži, võõrasse garaaži rehvide vahele. See kõik nüüd viitab sellele, et kas tegemist on selgelt nüüd, et meeltesegadusega või siis oli see meeleheitlik soov kuidagigi mis iganes kohta ära põgeneda, et kumb siis seal tõenäolisem oli? Tundus selline meeleheide või võib-olla siis ka mingisugune psüühiline probleem, et nii kiiresti või sellise asja peale nagu isik ägestus, et seda tausta me nii täpselt ei tea, aga jah, minu oletus on see, et kas on mingisugune tõesti vaimse tervisehäire inimesel või ei välista ka siis narkootiliste ainete tarvitamist, aga jah, et selline nii-öelda täiesti katus ära sõidab, lõhub, ründab, laamendab, et see tegelikult ei ole tavapärane, et kui varas nagu jääb vahele, juba paneb oma asjad tagasi ära, nii nagu temal tegelikult võeti need asjad käest ära ja siis ta otsustas, et ei jäta ikka nii ja hakkab laamendama. Ja seal garaažis veel jäi jaksu üle, ehk siis kuskilt haarast leidis ka seal rehvide vahel lebades kruvikeera ja üritas siis meie turvatöötajad sellega torgata. Aga õnneks siis turvatöötaja viga ei saanud ja õnnestus see isik siis seal ilusti kinni pidada. No see olukord oli seal tegelikult väga kaootiline ja need inimesed, kes seal garaažis olid, kelle garaaži tuldi, tegelikult filmisid selle ülesse ka ja meil on tegelikult kuulata siit ka üks väikene klipp, mis seal tegelikult toimus. Ma kuulata hoiatan, et võib kõlada mõni võib-olla ebatsensuurne sõna, aga me saame aimu, mis seal garaažis täpselt toimus, kui teda kinni pidama tuldi. Kus see mind lahti, kui nüüd üle süga? Sa oled väritas paks siga, sa oled üles mida rahu vaata, mida ta tegi mu käega. Kruvi keera käest ära. Käest ära, kruvi keera. Mida sa teed, see käsraga? Viskasin ära ju. Vaata, mida ta tegi muga nahku. Kes sa oled nahku? Ma olen toit nagu üles öelnud, kuradi siga nahku. Kuradi kroonu ja kuradi väritas nahku. No mis me oskame selle kohta öelda? Ei kõlanud kui päris selge inimene. No kui palju selliseid lugusid teil üldse on ette tulnud, et nii agressiivsete klientidega on tulnud tegeleda? Eks neid tuleb ette ikka, aga see lugu on selles mõttes erandlik, et nii nagu öeldud, et tegelikult juba kaup võeti käest ära ja ta peaaegu hakkas ka juba ära minema, aga siis talle ei andnud asu ja siis otsustas agressiivseks muutuda. Et ütleme, need sarivargad, kui nad pigem muutuvad agressiivseks, siis see on selline meeleheitlik põgenemine, et kui saali peal märgatakse, öeldakse, et pane kaubad tagasi, siis nad pigem teevadki seda, aga kui hakkavad juba uksest välja saama ja turvatöötaja läheb takistama, siis on nende agressiivsuse eesmärk reeglina on saada põgenema. Aga see naine tahtis nagu seal ikkagi sellist korralikku skandaali teha ja ikkagi tähelepanu tõmmata millegi pärast. Andres, ma näen, et sina tahad siin juba pikemat aega sekkuda ja öelda üht-teist. Jah, ma tahan lihtsalt öelda oma elukogemusi pinna pealt aastakümneid politseis ja lihtsalt kodanikuna seda, et antud juhtumi puhul kuulates ka seda lindistust, no ma arvan, et sellised tüübid on
nimetame tüübiks teda, ta on võib-olla ka tüüp, eks ju. Sellised tüübid on küll, kuidas ma ütlen, meediale ja avalikkusele kindlasti huvitavad, tekitavad, eks ju, klikki palju kuulata, vaadata, aga ma arvan, et sellised inimesed ei ole need, kes tekitavad meie poekettidele seda massilist kahju sadades tuhandetes, võib-olla miljonites, kes toimetavad vaikselt, silmad torkamatult. Antud kodanik, ma arvan seda, et kui selles poes näiteks samal ajal oleks olnud 2 või 3 professionaalset varast, nad oleks ära kasutanud selle situatsiooni, et seal on selline tüüp, eks ju, kes viib kõigi tähelepanu mujale ja sa kõrvalt võid viia välja juura kohvimasina, eks ju, ja öelda kaasa, on pätt, Nii et ma tahan öelda, et sellised inimesed on ohtlikud. Kindlasti on see inimene kas väga tugeva mingi psühholoogilise kiiksuga või on ta mingite mõnuainete käes, veel hullem, eks ju, nende mõnuainete lomka käes, mis võib sundida sellisele teole, aga kindlasti nad ei ole meie kaubanduskettide kõige suuremad probleemid. Juhan, sellest, kes on meie kaubanduskettide suurimad probleemid, räägime pärast väikest pausi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio on pausilt tagasi, stuudios ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt ning teemaks on taas vargused ühe üsna kummalise ja vägivaldse Tartu loo näitel, kui üks naisterahvas tagus segamini 1000 eurode eest poevara ja ähvardas tagatipuks turvameest kruvikeerajaga pussitada. Viimase aja varguste iseloomust aitab meil aru saada taas Krimiraadio vana tuttav Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia, kes on täna meiega liitunud Kuku Raadio Tartu stuudio kaudu. Juhan, enne pausile minekut Andres siin pani püsti hüpoteesi, et mitte seesugused hüsteeriliselt käituvad vargad ei ole need põhikahjutegijad, vaid vastupidi need, kes vaikselt toimetavad ja teinekord just nimelt selliseid laamendajaid ära kasutavad, et need tõmbavad tähelepanu endale ja samal ajal need päris vargad toimetavad vaikselt ja viivad palju suuremate summadest kaupa minema. Kas see vastab tõele või kuidas sellega on? Jaa, kindlasti, et nii-öelda profivargad, me näitame neid, kes siis teenivad elatis sellega, mitte et nad alati kõige professionaalsemad oleksid, aga kindlasti professionaalsemad kui see konkreetne naisterahvas, kes kaupluses laamendas. Et jaa, need, kes võtavad palju kaupa edasimüümise eesmärgil, need kindlasti, nende eesmärk on hoida võimalikult madalat profiili ja üldse mitte silma torgata ja reeglina, kui nad ka vahele jäävad, siis kui nad tõesti seal kaupluse ukse peal on kuskil, siis nii nagu ka ennist mainisin, siis üritavad võib-olla läbi sellise füüsilise jõukasutuse ikkagi põgenema saada, aga jah, kui juba konkreetselt vahele jäävad, et siis nad seal niimoodi võimlema ja räuskama üldjuhul ei hakkagi. Ma loen teie teatest, Juhan, et vähemalt teie ettevõttele on kuidagi Tartu ja Pärnu eriliselt silma hakanud. No mis pärast ometi? Jah, pigem on olnud varem nagu Tartus ja Pärnus natukene rahulikum, aga nüüd on kuidagi kogu see varguskatsete arv tõusnud kui ka siis naiste osakaal. Et see on ka üks selline huvitav trend. Millega seda seletada või milles ja võib-olla teistpidi küsides, et milles üldse vahe on või kas see on ka mingisugune käitumise ja tegutsemise vahe ka märgata? Sellisest demograafilisest vaatest ei oskagi kommenteerida, et miks siis nagu just naiste osakaal ja just Tartus Pärnus on tõusnud. Aga mis puudutab seda nagu erinevust, et siis meesvargad, jällegi nimetagem need nii-öelda profivargad, kes müüvad seda kaupa edasi, võivad tegutseda rohkem ka üksi. Et naiste puhul me ikkagi räägime sellest, et nad tavaliselt on grupeerunud, kas siis on teine naisterahvas seal või on paar meest ka pundis. Et jah, seda Jamamõisa juhtumise tõesti ei kvalifitseeru sinna nii-öelda profivarga
alla, aga need, kes siis nagu süsteemselt tegutsevad, et siis naiste puhul on rohkem näha sellist nagu grupeerumist ja võib-olla siis just selline tootesegmentide valik võib olla ka natukene teistsugune. Andres? Ja ma võib-olla täiendaks natuke ühe ajaloolise vaatega 90-ndatel, kui meil Tallinna vanalinnas oli väga tugev ja laiali, ütleme, valgunud taskuvarast grupeering eesotsas härraga, kelle nimi oli Nina, siis Nossa õigemini, siis ka mingil hetkel, kui politsei sai, nagu öeldakse, jalada alla, fikseeris nad ära, siis ühel hetkel hakkasid tekkima nende kõrval näiteks naistaskuvargad. Esiteks politsei ei olnud harjunud sellega, et tegeleda naistega. Samuti nad tegelesid grupiviisiliselt välisturistidega, miks pärast nad oma siis selle šarmiga võlusid ära üks nii kaua, kui teine tal tasku või kotti tühjendas. Aga kui me vaatame praegu, eks ju Eestis toimuvad, siis mina tulenevalt oma staatusest võin olla ka poliitiliselt mittekorrektne ja öelda seda, et kindlasti me kahjuks näeme ka seda probleemistikku, mis tuleneb meil ka sõjapõgenikest, kus on ka väga palju naisi, noori tütarlapsi, kellel on soov ikkagi jätkata mingisugust elustandardi ja seetõttu neid kas kasutatakse ära, me oleme näinud siin neid videosid, kus mees varas paneb siis ütleme kaasosalise seljakotti, eks ju asju, et pärast siis öelda, kui ta vahele jääb, et ma ei tea, kus nad sinna said, video pealt ei ole ka näha seda, et ta ise oleks pannud sinna, nii et siin peab olla mitu tegurit, mis pärast neid naisi meil tänapäeval selles konkreetses kuriteožanris on juurde tulnud, minu arvates. No aga mida need naised, need naissarivargad või profivargad või neil on nii palju ilusaid nimesid, siis ikkagi sihivad, mis on need nii-öelda hittooted, mis korvi või kotti või taskusse rändavad? Ja kui sellised baas tootegrupid, mida siis kõik vargad, kes edasi müüvad kaupa jahivad, on ikkagi kange alkohol, jah, kindlasti erinevad mingid kallid šokolaadid, kohv, kosmeetikatooted, ilutooted, tervisetooted, siis võt need viimased tootegrupid pigem ongi sellised, mis siis, kui on tegemist naisvargaga, siis on vähem kahtlane. Ehk siis, kui mees läheb kosmeetikaleti juurde ja hakkab seal mingit ripsmedussi vaatama, proovima, et siis see on kindlasti veider, aga naistel on siis neid kaupu ilmselt lihtsam varastada. Kas siin viimasel ajal on ka silma hakanud erilised skeemid, mida just naiste puhul on kasutusel, et olete te märganud? Midagi sellist, mida te võib-olla varem pole näinud või mis varem pole nii sageli kasutusel olnud? Jah, et selliseid mingeid erilisi skeeme, mida üldse varem ei ole näinud, ei oskagi nii kohe öelda, aga jah, see kindlasti, mida ka Andres välja tõi, et ongi siis keegi, keda nii-öelda kasutatakse ära, kes hiljem väidab, et ei, et ma ei teagi, kuidas see minu kotti sai või siis ka naisterahvad, kes toovad nagu kaupa nii-öelda ette, ehk siis laod käru täis, jätavad kuskile laokile ja siis tulevad mingisugused tüübid ja viivad selle kiiresti minema. Ehk siis tüüpil on jäetakse sinna iseteenindusalasse või siis kassade vahele, kassade lähedusse või otsitakse siis sellist nii-öelda nurka kohta, kus ka siis väljaspoolt müügisaali oleks võimalik seda kuidagi üle piirde või seina kuskilt vahelt haarata. Ma saan aru, et turvaettevõtte töö iseenesest ju lõpeb sellega, kui varas on kätte saadud, vargust tõkestatud, sellega on lugu lõppenud, aga on teil mingi teadmine, et kus seda varastatud kaupa ikkagi realiseeritakse, müüakse kohe nurga taga maha või kus need kanalid on, kus need liiguvad? Müüakse nurga taga, müüakse tänaval, kas või vanalinnas, seal lillemüüjate juures Viru tänaval tulevad, seal on peamiselt sõltlased, kes siis kilekotist pakuvad igasuguseid erinevaid tooteid nii nendele kohalikele turumüüjatele kui ka siis möödakäijatele ja on siis sellised moodsamad vahendid, need on siis igasugused vestluskanalid, kus on siis sellised suletud grupid, kuskilt peab siis see info inimesteni jõudma
et sellises suletusgrupis sinna tuleb esitada taotlus, et sinna saaks liituda ja siis seal saab esitada täiesti tellimusi. Et need lood on siis tegelikult pärit varastelt endalt, et eks meid ka huvitab ja kui me isikuid kinni peame, siis me ikka küsime nende käest, et okei, proovisid varastada, aga kui sa oleks minema saanud, siis kus sa selle kauba realiseerid. Siis hästi palju on selliseid just nagu piiratud ligipääsetavusega erinevaid sotsiaalmeediagruppe ja ütleme siis internetivestlusgruppe. Tänapäeval on sotsiaalmeediagrupid või internetis mingisugused konkreetsed kohakesed, aga vanasti, kui ma nüüd õigesti mäletan, kutsuti selliseid inimesi, kes varastatud kraami edasi müüsid parõõgadeks või kuidas sellega oli, Andres? Jaa, muidugi, Parõõga oli konkreetses linnaosas elav konkreetne tegelane, kellel oli konkreetne ladu, kus ta võttis kaupa vastu. Tegelikult seal vahepeal olid kindlasti ka veel vahendajad, kelleks olid taksojuhid, kes sinna viisid ja tema siis tegeles selle realiseerimise ja võttis muidugi see realiseerimisel suure summa. Ma olen kindel, et tänapäeval sellised asjad tegutsevad ka edasi, kuigi nad on palju digitaliseerunumad ja kui me tuleme nende naisterahvaste tagasi, siis kindlasti kosmeetikavahendid on juba järelturul, kui ta on pakendatud ja korralik, on ta palju lihtsam realiseerida näiteks kui isegi seda sama alkoholi, eks ju, või mingid muud toiduained, sama šokolaadi ja selle jaoks, ma arvan, ei ole väga keeruline tehagi neid samu siis nagu öeldakse suhtlusgruppe, kus seda kaupa pakkuda ja võib jääda täitsa mulje, et sa oled kuskil täitsa normaalses e-keskkonna kaupluses. Ütle ausalt, Juhan, politsei iseenesest ütleb, et justkui varguste statistika pole tõusnud, aga kuidas tundub ikkagi turvaettevõttele, et kas vargaid on kuidagi palju? Ma saan aru, et sa oled isegi pidanud tegelikult vabal ajal ühe varga poes lausa ise maha murdma. Jaa, neid juhtumeid on mitmeid ja siin samas heade mõtete linnas Tartus isegi ühes kaubanduskeskuses hiljuti aitasin pidada turvatöötajatel isikut kinni, kes oli ülimalt agressiivne ja siis lihtsalt öeldes aitasin teda kokku pakkida. Aga mis puudutab nagu politsei andmestikku, siis me räägime ju sellest, et isik on politseile üle antud ja selle kohta on siis tõenäoliselt ka mingisugune avaldus esitatud, aga väga paljuski, et mitte ka politsei ressurssi koormata, me tegelikult väiksemate summade puhul või ka siis kui me aimame, et seal ei pruugi mingit korduvust taga olla veel, siis me laseme isikul selle kinni maksta ja see on nii politsei ressursi säästmiseks kui ka turvatöötaja ressursi säästmiseks, et kui seal turvatöötaja peab ootama politseid ühe šokolaadi pärast 2 tundi, siis see on kõigile selline üsna mõttetu ressursi kulu. Küll aga jah, kui sama isik peaks veel üritama, et siis me ikkagi kutsume politsei ja anname isiku üle. Ja just need juhtumid, kus me laseme siis tegelikult kinni maksta, et need siis sellises ametlikus statistikas sellel moel ei registreerita. Ehk siis meie fikseeritud varguskatsete arv ongi selle võrra kõrgem. Aitäh! Juhan Aia, Viking Security valveteenuste juht, tänud, et saates osalesid, tänu ka kõigile kuulajatele. Saadet juhtisid tavapäraselt Karel Reisenbuk ja Raul Ranne, samuti oli meiega Andres Anvelt hea eksperdina. Järgmine Krimiraadio eetris ikka järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.